video ka. Seal on järv. Sealt tagant tulin ma kuskilt sealt alla. Käisin siin loopimas. Seal vaatasin, kus kala, kas mängib. Täiesti vaikus. Nüüd ka vahepeal on tegelikult tuulevaikne. Näha seal sügavamad kohad sees küll. Aga siin natukenegi kala oleks, kuskil pinnas käiks. Täitsa null. Aga klanti ka võtnud siis. Kahtlustan, et jah, kala pole. Aga lähme tagasi matkamise juurde. Ega see üks osa oli tulla siia teha ühe vägeva mägimatka. Kuigi noh, kala oleks siuke hea boonusega. Aga ma sain täna paltusegi kätte. Et see oli juba äge, et paltuse sain, aga peaks forelli saada. Natuke ütleb sisetunne, et vist ei saa täna forelli. Nii et peate leppima matkasaatega või videoga. Saadet siit ei tule. Tõenäoliselt mitte. Lihtsalt võib-olla isegi saab mingid jupid kokku liita. Aga noh, päris siuke tüütu vaatamine, et üks veel lihtsalt roni mööda mägesid ja seletab. Aga ilus on küll. Selline taas ma mõtlen, see on juba Seilandi teine serv, täitsa lahe. Meil on baas sealpool, seal on juba jah, nurka tagant sealt. Tegelikult läbi Seilandi matkata ei ole mingisugune trikk, vaid täitsa teostatav asi. Trikk on nüüd see, kuidas ma siit üles saan, et mulle meeldiks, kui mul oleks mingisugused natukene äkilisema segmaga ronimissaapad või see piisaks kaigastest. Üleval pool lumi vähmem ja noh, siin on ei ole hullu. Vist vaatame, et siukeste kohtade peale siin väga kehvasti sisse ei astuks kuskile kaudu. Sulab väga, lumi pehme, läbi vajuda. Aga noh, siiamaani umbes paar kohta on suht pehmevad. Aga ma ikka enne ohtlikumaid kohti ma ikka vaatan enne, kuhu ma ronin või kas üldse. Lihtsalt pole vahet. Vot, selline ajaviide. Peaks lahe. Väsimus lihtsalt natuke, et kolmas mägi võtta. Aga põhjuselt see, seal taga selle järgmine peal käisin, nad on natuke sinna pool. Ja siis nüüd, noh, see on selline lihtsalt järgsk tõus, aga no vaatan, ega ma ei tea, ma kujutan ettegi, mis siin taga saama hakkab. Tagani järgb küll, aga kas sinna ligi ka?